oi! Ongi keegi siin või? Tere hommikust! Käes on Vlogludi 13. päev ja mul oli just töökaaslastega Skype'i kõne ja kuna nemad siis Läti ja Poola kontorites on täna jõulukampsunitega, siis pidin mina ka oma jõulukampsuni panema kõneajaks selga endale ja ma panin selle eelmise aasta nunnu pingviinidega. Tegelikult oli tema mütsi otsas siin. Oli ka veel valge tutikene, aga tuli ära, nii et nüüd on ainult üks alles. Aga mul tuli hommikul ka pakk. Mul on juba siin käärid käes ja ma tean, et see on siis minu jõulukingitus. Meigi kohver. Aga see kohver ei ole tühi. Pintslite puhastamiseks on the spot nii-öelda siis sprei, millega kohe koha peal saab teha ja siis on ka nagu pintslite pesemiseks mõeldud vahend. Ma praegu pesen kogu aeg mingi siukse lõhnatu veits öko-šmöko vedela seebiga, aga nüüd ma saan hakata õiget asjadega seda tegema. Siis on siin 3 uut pintslit. Mis asi see mul siin küljes on nüüd mingi karbi küljest jäi vist? Ma tean, et ma ise valisin need pintslid välja, aga ma enam ei mäleta, mille jaoks need olid. Igatahes selliste siis otsadega. Ja siis on siin sees veel sellised asjad, mida meil poes ei ole. Need on uued Can't Stop, Won't Stop jumestuskreemid ja OMG! Ma olen nii excited, et ma saan need järgi proovida. Mul on siin 3 tooni, sest et ma pole 100% kindel, milline minu oma on. Ma USAs käisin tegelikult testimas ja mul on minu arust öeldi vanilla, aga eks ma nüüd vaatan, sest et ma olen sellega võrreldes jälle natukene heledamaks läinud siin ju talvega. I'm so excited! Peate kahjuks jaanuarini kannatama, et neid ise ka proovida. Ja kohver ise seest siis, kui kedagi huvitab, näeb välja selline. Nii et mahutab oma jagu ja vaatame, mis ma siia siis hoiula panen. Aga täna ma arvan tuleb üks väga rahulik päev, sest et ma olen nii unine. Ma jõudsin eile tagasi meie jõuluistumiselt koju mingi 12 ajal. Ja siis ma hakkasin vlogi monteerima ja ma sain magama kell 4. Ja siis ma pidin hommikul ärkama ja hakkama tööd tegema ja mul lihtsalt mu brain doesn't work nagu. Hello, käes on Vlogludi 14. päev ja ma nüüd näitan teile ilusamat inimest. Nii, siin on Karoliina proovimas kleiti. Andke teada, kas ta peaks selle endale aastavahetuseks ära ostma. Mis te arvate? I vote for yes nagu. Mega püss. Täpselt jäi ilma praegu ilusasti. Mis teed seal? Kus lähme? Kui tärge südaringuga. Karole meeldib mu vlogides laulda ilmselgelt nagu. Aga ma käisin just Karo ja Kristiinaga nende tööüritusel, kus ma olin nagu mingi võõrkeha. Ei olnud. Aga ei olnud. Aga nüüd me lähme vaatame jõuluturule. Kell on küll juba palju. Või noh, kell on 9. Ei ole väga palju. Aga vaatame, kas see jõuluturg on lahti või ei ole. Aga väga ilus on siin praegu igatahes küll. We made it! Nii nunnu on. Jõuluvana on ka kodus või? Vaatame! Tundub, et pime. Ma olen siin pool. Oi! Ongi keegi siin või? Jõuluvad ei ole. Kas oli jõuluvana kodus või? Päkapikud olid, aga jõuluvana ei olnud. Ma ehtasin nii ära. Minu väikese katkise kaamera aku sai just tühjaks, nii et ma võtsin nüüd kasutusele Canon EOS M50, millel ma siis paar päeva tagasi järgi käisin. Ja ma arvan, et järgmise Vlogludi teemegi ainult selle kaameraga. Aga ma tahtsin teile siin vlogi lõpus veel ära näidata lähemalt siis seda ägedat väikest Canoni printerit. Nimelt on siis tegu Canon Zoe mini printeriga ja see on lihtsalt mega lihtne viis,
kuidas selliseid armsaid väikeseid mälestusi endale välja printida. Siin sees käivad siis paberid, siis siit külje pealt käib ta sisse, nii väike valge tuli läks põlema ja laadida saab seda USB juhtmega ja siis on telefonis vaja, et oleks olemas Canoni miniprint äpp. Ma ei tea, kas te näete nüüd ka, mis ma teile siin telefonis näitan, aga ühesõnaga see on mega lihtne. Siin on põhimõtteliselt lihtsalt vaja valida siis pilt, mida sa tahad välja printida. Siis siin on selline printimise märk ja nüüd ta hakkabki siin laadima seda ja järgmisel hetkel hakkab ta seda välja printima. Kohe peaks hakkama see printer natukene häält tegema. Nii, printer läks tööle. Tada! Ja ongi olemas. Aga ma jätan teile siia alla ka lingi, kus te saate selle kaamera kohta natukene rohkem lugeda, kus te saate seda ka endale tellida, kellel huvi on. Ma arvan, et see oleks ka väga äge kingitus kellelegi kuusepuu alla panna. Nii et võib-olla pead ise jõuluvanale veel kirjutama, et sul selline soov on. Aga seekordne vlog sai kuidagi eriti lühike, ma arvan. Kuigi ega mul need vlogid üldse väga pikad ei ole, aga ma lihtsalt tunnen kuidagi eriti, et nendel 2 päeval ma olen nagu äärmiselt vähe filminud, aga ma olen olnud nii väsinud nagu päriselt, et pidevalt küsite mu käest, kuidas ma alati nii rõõmus ja energiline olen, aga need viimased päevad on olnud minu jaoks nagu väga väsitavad. Et see magamatus annab ikka korralikult tunda. Ja ma ei tea, kas see, et kui kogu aeg nii pime on ja lund ei ole ja selline külm ja rõve ja et eks see kõik vist kuidagi mõjub. Olge tublid ja näeme varsti jälle. Tšau!